Nii, meil tuli üks selline boonusülesanne ühe riigieksami kohta. See on selline lihtsustamisülesanne, on aastast, mis ta on, 2015 kitsas. Ja see on esimene osa, esimene ülesanne. Et vaatame, kuidas ta siis käib. Nii, ülesanne 1. Et meil on siin vaja lihtsustada see jama, mis meil siin on. Ja no, esimene asi, kui me väga nagu tahame, siis tahan küll. Kuna meil on olemas selline asi nagu 6A4 jagatud B4, et kui meil siin on mingisugune aste, siis ta kehtib nagu mõlemale. No, mis meil on, korda B4 jagatud, nii tegelikult siin on ka 4, sest aste kehtib mõlemale. Nii, aga ehk siis meil on 3/4 ja meil on A4. Nii, vaatame edasi. Mis meil siin on? See elukas siin kasti sees. No, siin me saame rakendada oma seda vana head valemit, ütleme, oi kui priske see A on. Teeme ta natukene väiksemaks. No, ütleme, meil on mingisugune A-astmes M jagatud A-astmes N-iga. No, mis ta tähendab? See on siis loomulikult A-astmes M miinus N. Ehk siis, kuna meil siin on alused on samad, siis me võime lihtsalt lahutada. 3 miinus 2,5 on loomulikult 0,5. Nii, teeme selle ikka mustalt. Ehk siis A-astmes 0,5. No vaatame edasi. See elukas, mis meil siin on, kuna meie astendame astendajad, siis mis juhtub? No selle jaoks meil on üks teistsugune valem. Selle jaoks meil on selline valem nagu A-astmes M, astmes N. Ja see on loomulikult A-astmes M korda N. Ehk siis me korrutame need astmed. No, 1 kahendik korda 6 loomulikult, mis asi ta on? Ta on meil selline asi nagu pluss A-astmes, no 16 12. Ja loomulikult me saame need ära taandada siin, ja mis meil läheb? Meil läheb selline asi nagu 1 kahendik. Aga 1 kahendik on ju sama, mis 0,5. Ja nagu te näete, siin on selline miinus A-astmes 0,5 ja pluss A-astmes 0,5, mis tähendab, et me võime need lihtsalt ära koondada. Et näete, nüüd meie elu läks palju lihtsamaks. Nii, ja vaatame edasi. No, siin me saame tegelikult ka oma elu palju lihtsamaks teha. Et vaadake, kuna meil tegemist on korrutamisega, mitte mingi liitmise või jagamisega, siis loomulikult meie võime need elukad ka ära taandada. Näete, mis meile nüüd jääb? No, nüüd meile lihtsalt jääbki see, et enne kui me paneme kokku, me saame tegelikult veel taandada. No, aga ma võin liigutada selle eluka siia põhimõtteliselt. No, mis see tähendab? See tähendab meil sellist asja. Et kuna meil siin all on olemas mingi A4 ja siin on mingi A4 ja tegelikult need on tegurid, me korrutame need, siis see tähendab seda, et meie saame need ka täitsa ära taandada. Nii. Mis tähendab, et meil oleme tegelikult kõikidest muutujatest lahti saanud ja meil on ainult vaja teha mingi jagamist teha. Ehk siis 6 astmes 4 on vaja jagada 3 astmes 4-ga. Kui teie toksite selle kalkulaatorisse, no te võite esmalt ära ka arvutada, palju 6 astmes 4 on ja palju 3 astmes 4 on, aga kui teil on selline äge kalkulaator, siis te ei pea seda tegema, siis te võite otse need astmed ka sisse pista. No, aga meie võime täitsa välja arvutada, see ei ole mingi probleem. No, ülemine meil on siis 1296 ja alumine meil on mingi elukas. No 81. Teeme selle jagamistehte ära ja mis meie saame? Saame sellise kena vastuse nagu 16. Ja see on väga hea vastus. Aitäh!